Argo, kas homoseksuaalsetel paaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Jaa, ega mul ei ole siin ju selles mõttes, et saade on konservatiivne kristlane, eks ju. Ma olen kristlane ja selles mõttes, et ma olen ikka aktiivne kristlane, et ma ikka loen piiblit ja palvetan ja käin kirikus ja nii edasi. Ja nagu, vaata, mis minul siin seisukohta võtta? Ma loen seda, mida Jumal on öelnud, eks ju. Jumal on öelnud, et homoseksualism on patt. Homoseksualism on patt, see on Jumala silmis patt, niimoodi. Ärge laske mind auklikuks, Jumal on öelnud, et see on patt. Miks tema on öelnud või miks tema jaoks on see patt, küsigi Jumala käest, ta on ütlenud, et see on patt. Nii. Ja nüüd, kui me siit mõtleme edasi, kui juba homoseksualism kui selline on patt, siis minul oleks nagu väga raske, et kui ma peaks nüüd ütlema, et okei, et lapsendage siis veel lapsi ja kasvatage neid ja nii edasi, et minu arust see ei ole õige viis. Väga hea. Kas abielu peaks olema üksnes mehe ja naise vaheline liit? Jah, selles mõttes ma olen nõus, et ütleme, et kas see on abielu, kooselu, vaba abielu, mis iganes, et siin ma nagu ei ütleks nii rangelt, et peab olema just see nimelt registreeritud abielu, et kuigi nagu kristlased ütlevad, et just kui peab, aga kui me võtame piibli, siis piibel ju otseselt mingisugusest sellisest asjast ei räägi, et kuskil mingi instants annab sulle paberi, et seal oli abielu see, kui vanemad panid paika ja öeldi, et nüüd need 2 tükki elavad koos ja nii on. Et kui 2 inimest on otsustanud koos elada, liidu luua, eks ju, siis see, et kas nad nüüd mingi paberi kuskil hangivad või hangi, et ega see siis seda liitu olemusena ei muuda, eks ju. Aga et see liit on mehe ja naise vahel, jällegi ma tulen sinna, et see tuleb juba ju maailma loomisest. Jumal kõigepealt lõi inimese, lõi Aadama, siis vaatas, et inimesel nagu üksinda hea ei ole, et loomad ja kõik seal nagu toimib, aga kedagi on veel vaja ja siis lõi naise. Ja siis ta ütleb, et need 2 on üks liha, eks ju, et siis ikkagi abielu on mehe ja naise vahel. Väga hea. Kas transsooliste õigused on probleem, millega riik ja ühiskond peaks täiendavalt tegelema? Vot siin on minu jaoks nagu jällegi selles mõttes siukene hästi huvitav dilemma, et juba varasemalt räägiti, et justkui homoseksuaalsetel inimestel oleks vähem õigusi ja transseksuaalsetel inimestel oleks vähem õigusi ja nii edasi. Mina ei saa sellest aru, eks. Minu arust on see, et neil on olnud täpselt sama palju õigusi kui kõigil teistel inimestel. Nüüd küsimus on selles, et nad on ütlenud, et meil on õigusi vähe. Me tahame rohkem õigusi saada. Nii. Ja nüüd on see küsimus, et kas esiteks ühiskond peaks sellega üldse tegelema, et kas see on nagu mingisugune selline asi, mis peaks kuhugile seadustesse jõudma, mis tasemel ta peaks seda tegema ja kas on õigustatud mingisuguse grupi nii-öelda eelistamine, neile mingisuguste lisaõiguste andmine. Sest tuleme nagu selle juurde tagasi, et ütleme need homoabielud, et oligi jutt, et näed, et homoseksuaalsetel justkui on vähem õigusid, nemad ei või abielluda. Homoseksuaalsetel olid täpselt samasugused õigused nagu heteroseksuaalsetel. Nad võisid abielluda naistega, eks. Aga nüüd nemad tahtsid ekstra õigust. Abielluda oma vahel, eks ju, siis mehed oma vahel, naised oma vahel. Ja nüüd transsoolistega on sama. Ja jällegi, kus ma näen nagu probleemi on see, et kui sa selle kaane pealt ära võtad, siis on niimoodi, et sa ei saa nagu seda kinni panna, sest siis tuleb järgmine grupp, kes ütleb, et aga mina olen selle poolest eriline, mina olen selle poolest. Lõpuks on see, et hallide silmadega tahavad oma õigusi, pruunide silmadega oma õigusi, eks ju. Näed, me oleme siin sellised, kellel juba nagu juukseid hakkab vähemaks jääma. Me ütleme, et tehke meile ka seadus, eks ju, meil on niisugust asja tahaks. Ja lõpuks, kus me siis nagu välja jõuame? Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt meist väga erinevatest riikidest? Absoluutselt, see on ilmselge ja et kui keegi hakkab küsima, et miks, eks ju, siis ei ole ju vaja kaugele minna, et lähme nagu Rootsi riiki. Et kui me vaatame seda, mis on Rootsi riigis juhtunud, et riik, mis oli aastaid tagasi ikkagi nagu ütleme siukene edumeelne riik, hästi turvaline, eks ju, hästi arenenud ja nii edasi. Täna on niimoodi, et ma võin nüüd eksida, aga minu arust oli see midagi niimoodi, et naisel Rootsis vägistamise ohvriks sattud oli, kes mingi 10 või rohkem korda suurem tõenäosus kui Eestis. Nii. Või kui me võtame seda, et kui palju on mingisuguseid pommiplahvatusi Rootsis,
et sisuliselt seal võeti mingite inimeste arvu kohta, et praktiliselt Euroopas nagu esikohal, eks ju. Et väga ebaturvaliseks on muutud. Ja nagu ma ju kogu aeg olen ka seda öelnud, et kui me võtame nüüd ühe inimese niimoodi, kes on ütleme selliste kultuuriliselt teistsugune ja siis võib-olla ka elu arusaamistega teistsugune, et kui me muudame nüüd tema geograafilist asukohta, et näiteks ma ei tea, toome ta sealt Afganistanist Rootsi või Eestisse. Et ega siis tema olemuses ju sellega midagi ei muutu, et ta nüüd geograafilist asukohta muutis. Et me lähme siit Eestist näiteks kuskile, ma ei tea, Ameerikasse või kuhu iganes, elame seal 2 nädalat ära ja siis lähme käime poes ringi vaatama, et kas teda musta leiba nagu kuskilt saaks, et või mingit kilu või mingit eeringat või midagi, et tahad koduseid maitseid. Nemal samamoodi. Et kui tema on harjunud sellega, et kõik, mis on korras, tuleb nagu segi peksta, põlema panna, ära lõhkuda, siis kui ta nüüd sealt siia tuleb, ega ta siis siin nüüd ei hakka teistmoodi käituma. Ta hakkab kujundama seda keskkonda, millest ta on olnud ja millest ta tunneb, et ta saab aru, kuidas seal keskkonnas nagu opereerida. Kas sündimuse suurendamiseks tuleks riigi poolt rakendada täiendavaid meetmeid? See on valus teema. See on väga valus teema ja ütleme, et siin kindlasti ma ei tea, mis see siis nüüd endaga kaasa toob, kui ma need asjad välja ütlen, aga kui me räägime nagu tõele näkku vaadates, siis vaatame maailmas neid riike, kus iive on tugevasti positiivne, eks ju. Siis mida me seal näeme, et mis on sellised üldised näitajad, et üldine näitaja on see, et haridustase on madal, eks ju, ja tihti naiste õiguseid, ma ei tea, kas need üldse on või ole ja naised ei käi tööl ja nii edasi. Seal on iive positiivne. Nii. Nüüd see naise, tal nagu midagi suurt teha ei ole, karjääri tal nagu midagi teha ei ole, ongi kodus teeb lapsi. Nüüd läänemaailmas, kus tegelikult naisel on valida oma elus, et kas ma naudin kõike seda, mida raha mulle võimaldab, eks ju niimoodi ja seda vabadust ja tööd ja reisimist ja kõike seda, või siis ma seon ennast lastega, kes tegelikult ju ikkagi väga piiravad neid minu valikuid, mida ma teha saan, siis tihti naised teevadki valiku ja ütlevad, et ma ei taha lapsi saada. Et jah, on see nii-öelda loomulik soov ja tung, et mingid järglased saada ja nii edasi, aga eks seda on ka võimalik siis ignoreerida ja kellel see missugusel tasemel on. Ehk küsimus, et kas raha eest on võimalik lapsi osta, ma ütleks, et ei ole. Et kui raha eest oleks võimalik lapsi osta ja heaolu nagu suurendaks iivet, siis peaks ju asi olema vastupidi, et nendes riikides, kus on väga halb elu, inimesed mõtlevad, et ei, et mul on siin niigi raske, mis lapsi ja kõik, et kuidas ma ise hakkama saan ja unustage lapsed ära. Ja rikastes riikides nagu lääneriigid, siis seal peaks olema mõttevis selline, et näed, meil on siin ikka töökohad ja haiglad ja ma ei tea, riiklikud garandid sinna tänna, et siin võib ju lapsi lubada küll, aga pilt on vastupidi. Ehk kui küsida, et mida Eesti üldse võiks teha, et parandada siis meie seda iibe olukorda, siis siin minu arvates üks oluline asi on ühiskondliku suhtumise muutmine. Ja see tegelikult on midagi sellist, mida saab valitsus teha ja riigivõim üldse. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui me loome sellise kuvandi, et emaks olemine see on hea, see on popp, see on lahe, kui sa oled ema või isa, eks ju, kui sul on lapsed, siis sa oled nagu õige tegelane, eks ju, niimoodi. Ja kui me seda suhtumist nagu kultiveerime, kui inimesed tunnevad, et tõepoolest, et see laps ei ole neile nagu mingisugune koorem või koormus või et siin nagu tihti näidatakse näpuga, et sul on nii palju lapsi, lollakas olid või et kui sellist suhtumist nagu muuta, siis ma arvan, et see võiks olla see ainukene asi, mis jällegi nagu paneb siis peresid rohkem laste peale mõtlema. Sest nad näevad ja nad tunnevad seda, et see on hea asi, millises positsioonis olla. Kas sõnavabadust avalikus ruumis peaks piirama, kui see riivab mõne vähemuse tõekspidamisi ja tundeid? Ma olen siin selles mõttes nagu sellisel seisukohal, et kui tegemist on isiklike rünnakutega, valeväidete levitamisega, vale faktiväidetega, laimuga mingi sellisega, siis inimene peab oma sõnadest vastutama.
kui tegemist on arvamusega mingisuguste ühiskondlike nähtuste kohta, mingisuguste, ma ei tea, inimgruppide kohta, siis minu arust siin mingisugust karistust olla ei tohiks, eks ju, ja isegi see, kui mina arvan midagi, näiteks, ma ei tea, homoseksuaalide kohta või ka kristlaste kohta või moslemite kohta või mis iganes, niimoodi, siis see on minu arvamus. See võib olla väga vale arvamus, see võib olla, noh, ma ei tea, ka faktiliselt vale arvamus, aga ma arvan niimoodi. Nii. Ja noh, sellel ju peaks meie see lääne ühiskond baseeruma. Kui nüüd me jõuame nagu sinna välja, et juba sellised üldised arvamused keelatakse ära, siis ega, noh, ma arvan ju ikka edasi niimoodi. Ma lihtsalt ei tohi seda välja öelda, me võib-olla kuskil mingisuguse oma vahel seda arvame, nii nagu nõukogude aeg oli. No, inimesed rääkisid kõik, et kommunism on hea ja nii edasi. Kui see kommunistik kord ära kadus, siis selgus, et tegelikult nagu, noh, keegi sellest kommunistlikust korrast midagi arvanud, lihtsalt nad olid sunnitud ja hirmust hoidsid oma suud kinni. Et noh, kui läänelik väärtus on vabadus, siis tegelikult me peaks seda vabadust ka sõnavabaduses ikkagi austama. Väga hea. Aga siis veel, et kas peate õigeks, kui naine eelistab karjääri laste kasvatamisele ja perekonna eest hoolitsemisele? No vaata, siin ma nagu tõingi selle välja, et väga raske on, siin on nagu väga raske selget seisukohta anda, sest see sõltub väga paljudest erinevatest asjaoludest. Et mina nagu pigem oleks ikkagi selle toetaja, et see ühiskondlik foon on selline, et naised tunnevad, et pere omamine, laste omamine, et see on okei, et see on hea asi. Ja nad langetavad selle otsuse vabast tahtest. Et ega tegelikult see ju ka kuskile ei vii, kui noh, näiteks ütleme, et naised hakkavad lapsi saama, tundes mingisugust survet või pressingut või kuidagi, et noh, umbes, et ma ei tea, et noh, ma ei tea, muidu võtame sul mingisuguse, ma ei tea, toetuse ära või mingi sellised, kui sa lapsi ei saa. Et noh, see on siukene, see minu arust ei ole nagu aus mäng. Et pigem nagu kujundame selle ühiskonna selliseks, et naised tahavad neid saada. Nii, aga nüüd mõõdame sinu parempoolsust, vasakpoolsust, et kas rohkem raha teenivad inimesed peaksid senisest suurema osa oma sissetulekutest maksudeks maksma? Noh, vaata, ma olen seda ju vastanud igal pool, et mina ei toeta astmelist tulumaksu ja ma ei toeta nagu põhimõtteliselt sellist asja, et kuna sina said nüüd rohkem raha, siis sina pead rohkem maksu maksma. Miks? Esiteks on see, et see, kes rohkem raha saab, ta nii panustab ühiskonda rohkem, eks ju. Et ega tõenäoliselt see raha, mille ta sai, see ei olnud niimoodi, et ta läks õhtul magama ja hommikul ärkas üles, et ohoo, näe, vaata, mingi raha on tekkinud. Tavaliselt need inimesed ongi tihti ettevõtjad ja ettevõtja elu ei ole niimoodi, et noh, kell 9 lähed hommikul tööle ja kell 5 tuled koju, eks ju, ja siis elad oma elu. Et ettevõtja oled sa 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja sa paned sinna nagu tohutult oma energiat, aega, tihti ka tervist ja mida iganes, eks ju. Ja nüüd tekibki küsimus, et kui mina olen saavutanud mingisuguse rahalise tulemuse sellise pingutuse nimel. Ja siis nüüd öeldakse, et aga anna sina siit suurem tükk ära, eks ju. Ja siis keegi teine on saavutanud mingisuguse rahalise tulemuse, noh, hoopis teistsuguse pingutuse tulemusel. See öeldakse, aga noh, kuna sa ei ole väga pingutanud ja sa ei ole nagu väga raha ka saanud, et noh, ühesõnaga, et ära sa midagi anna, eks ju. Et aga samas neid ühiskondlikke väärtusi me tarbime ühtemoodi, eks ju, et kui me lähme autoga sõitma, siis me mõlemad tahame, et noh, lumi oleks ära lükatud ja see libeduse tõrje oleks tehtud, eks ju, või kui me kurjategijad näeme, siis me mõlemad tahame, et politsei tuleks või päästeamet tuleks, et selles mõttes see ei ole nagu õiglane. Nüüd jällegi, asi ei ole mustvalge, eks ju, et ma saan ka aru sellest, miks riigid seda teinud on ja noh, mingisugune mõju sellel on, sest mis on probleem selle rikkusega, et rikkusega on see probleem, et sa sööd ikka sama palju, jood ikka sama palju, riideid kulub ka sul enam-vähem sama palju ja kõike muud. Ja nüüd see raha, mis sul on, see tihti jääb seisma, eks ju. Ta ei teeni nagu ühiskonda, ta ei panusta nagu majandusse, eks ju. Ta on võib-olla kuskil mingisugustes, noh, ma ei tea, mingistes väärpaberites või mis iganes, ei anna mitte midagi. Nüüd, kui tehakse see astmeline tulumaks, siis võetakse sellelt rikkalt seda raha ära, mida ta nii võib-olla enam ei kasutagi ja siis see tuleb teisipidi majandusse tagasi ja aitab ühiskonda. Aga samas see on nagu siukene hästi lühiajaline. Et kui me võtame näiteks, ütleme, näide Prantsuse riik, kus on ära maksustatud kõik,
mida maksustada annab, kuigi noh, ma arvan, et tõenäoliselt nad suudavad veel mõelda välja, mida on võimalik maksustada, aga no ütleme nii, et nad on hästi-hästi palju maksustanud. Ja seal ju, ma ei tea, kas see lõpuks läks läbi või läinud, aga noh, mingi aeg seal taheti teha niimoodi, et kui su aasta sissetulek on üle 400 000, siis kõik, mis on üle 400 000, 100% kõik võetakse ära, kõik niimoodi. Et noh, sul pole vaja, sest noh, lihtsalt 400 000 piisab küll, oled juba piisavalt rikas. Ja igal juhul seal on rikkaid nagu hästi kooritud ja ka paljud rikkad on riigist lahkunud, eks ju, selle tõttu, et neid seal kooritakse. Aga nüüd, kui me vaatame Prantsusmaad, siis Prantsusmaa on kaelani või noh, ma arvan isegi üle pea võlgades. Ja tema eelarve probleemid on veel märkimisväärselt hullemad kui Eesti eelarve probleemid. Sõltumata sellest, et nad on teinud kõik astmelised tulumaksud, kõik ära maksustanud. Ehk siis ütleme, et see on mõnes mõttes nagu siukene poliitiline enesepettus, et noh, et võtame nüüd rikastelt rohkem, et siis me suudame ära lahendada need riiklikud probleemid, mis meil on, sest tegelikult see riiklik probleem üldjuhul on see, et me tahame ikka märkimisväärselt rohkem kulutada, kui see majandus ja ühiskond suudab panustada. Kas ettevõtted peaksid oma tuludelt senisest enam makse maksma? Vaata, ettevõtte tulumaksu koha pealt ma ütlen, et minu arust see on üks kõige mõttetum maks, eks ju, ja seda maksu nagu kehtestada mõtet ei ole ja ütlen ära ka kohe, miks, eks ju, et noh, hea näide Saksamaalt, siin kunagi jälle kuskilt lugesin andmeid, et Saksamaal on niimoodi, et noh, tollel ajal, eks ju, ja ma arvan, et seal ei ole suurt midagi muutunud, et see oli mõned aastad tagasi. Ettevõtete tulumaks andis umbes 3% kogu siis nii-öelda valitsuse maksutuludest. Aga selle maksu manageerimine oli umbes 30% kogu maksuameti kuludest. Ehk siis ütleme, et vaata, et kui me maksustame nagu, noh, ütleme tulumaks palga pealt, siis seda on lihtne mõõta, et noh, saadi nii palju palka, sealt arvestati maksu. Või näiteks käibemaks, noh jällegi lihtne mõõta, et see oli see ostuhind, sinna tuleb käibemaks juurde. Nüüd, kui me jõuame ettevõtte tulumaksu juurde, siis hakkab ju kohe pihta see, et aga kuidas me, noh, tulumaks tuleb ju ettevõtte kasumilt, aga et kuidas me siis seda kasumit arvestame. Ja siis tihti ongi niimoodi, et siis on üks raamatupidaja, mida näeb omanik või raamatupidamine ja teine raamatupidamine, mida siis näidatakse riigile või maksuametile. Ja siis on niimoodi, et siis peab hakkama tohutult reguleerima, et noh, et kuidas me siis seal mingit amortisatsiooni arvestame ja mida me tohime kuludesse kanda, mida me ei tohi. Ja siis maksuametis peab olema hunnik ametnikke, siis, kes kõik lappavad neid aruandeid läbi ja vaatavad, et kas see ettevõte siis ikkagi on õigesti neid kulusid seal kandnud ja näitanud ja kas ikka amortisatsioon on õigesti arvestatud ja kas kui mingid tehingud on tehtud, seal midagi on ostetud, müüdud, mingid ettevõtted liidetud, kõik, et kuidas seal siis need asjad ikka kokku tulevad, et see on nagu tohutu töö ja vaev ja lõpuks see, mis sa siis sealt selle maksuraha saad, et võibki olla niimoodi, et selle maksu haldamise kulu sööb suuremas osas selle ära. Pluss, kui me jõuame nüüd veel ettevõtete juurde, siis noh, nagu sa isegi tead, ettevõttel endal raha ei ole. Ettevõtte raha, kõik mis tuleb klientide taskust. Ehk siis ütleme, et kõik maksud, mis ettevõte maksab, lõpuks maksab ikka need kinni kliendid, eks ju. Ehk siis ütleme, et kõik see arvestatakse lõpuks hinda ja kõik see tuleb klientide taskust kinni maksta. Ehk noh, siukene tüüpiline näide, üks meem, mida ma näinud olen, on see, et kus siis noh, nii-öelda progressiivsed tudengid on tänaval ja karjuvad seal, et meie ju nõudsime kinnisvarale maksu kehtestamist, miks nüüd meil üür on tõusnud, eks ju. Aga täpselt niimoodi ongi, et kui kinnisvarale tuleb maks peale, siis lõpuks maksab selle maksu ikkagi üürnik kinni, et ega kui sul see maja seisab seal niimoodi, siis maja ise raha ei tooda. Toodavad ikka need, kes seal majas toimetavad ja kes seal seda üüri maksavad. Ehk siis ütleme, et suurem ettevõtete maksustamine tähendab päeva lõpuks ikkagi inimeste maksustamist, et noh, ärme siin nagu jah, peida pead liiva all. Me vist rääkisime, et kas riik peaks pakkuma ettevõtetele abi, kui nad satuvad majanduslikesse raskustesse, see oli pikk, aga no lühidalt, kuidas sa ütleksid? Ma ütleks niimoodi, et võimalusel mitte. Okei. Kas riik peaks endale kuuluvaid ettevõtteid või asutusi täiendavalt erastama lühidalt, sellest me teeme eraldi saate? Ja, aga noh, nagu ma ka varem ütlesin niimoodi, et riik on halb peremees ja on ainult nii nagu vanasti, eks ju, et noh, vanas sellises klassikalises majandusteoorias öeldi, et on nii-öelda sellised loomulikud majandusharud, mis peaksid olema siis need loomulikud monopolid riigi omanduses ja tavaliselt noh, need ongi, et kas sellised siis noh, infrastruktuuri ettevõtted, et noh,
toome siin näite, et ma ei tea, elektrivõrgud, et noh, tõenäoliselt ei hakka keegi ehitama 3, 4, 5 vabandust, erinevat liini kuskile maja juurde, et siis nüüd klient valib, et ahaa, et see pakub oma liini peal soodsamat hinda, et ma siis nüüd ühendan ennast täna selle liiniga, oi, aga nüüd on selle liini peal parem. Või noh, me ei too mitut veetoru majja või mis iganes, et seal on nagu mõistlik, et on need loomulikud monopolid. Aga noh, kui me võtame, et lennufirma, kus noh, turg on lennufirmasid täis, miks peab riik pidama lennufirmat, no kes sellele suudab vastata? Nii, kas inimesed peaksid rohkem ise vastutava vanaduspõlves hakkama saamise eest? Ja kui me vaatame tänast demograafilist olukorda, siis minu arust oleks aus, kui poliitikud ütleks juba täna välja, et noh, eelkõige siis juba tänane noorem põlvkond, et olge valmis selleks, et see pension, mida riik teile kunagi tulevikus maksma hakkab, kui ta üldse on võimeline midagi maksma, siis see pension parimal juhul katab võib-olla poole, aga võib-olla veel vähem teie nii-öelda igapäeva elu minimaalsetest vajadustest. Ehk valmistuge selleks, et te peate ise hakkama saama ka vanaduspõlves. Kuidas te selleks valmistute, see on nii-öelda teie enda teha, kas te panustate sellele, et saategi palju lapsi niimoodi ja loodate selle peale, et siis lapsed aitavad teid vanaduspõlves välja, et noh, vast kui sul on 5 last, siis vast selle 5 lapse hulgas ikka üks on see, kellel on nii palju kaastunnet, et võtab ema või isa enda juurde elama ja annab talle süüa, eks ju. Või siis sa mängid selle peale, et sa kogud endale piisavalt raha, et siis teiste inimeste lapsed selle raha eest kannaksid sinu eest hoolt, aga jääda lootma selle peale, et riik suudaks sulle maksta niisugust pensionit, et sa mitte midagi tehes ära elaksid, see tulevikus ei juhtu. Nii, kas riigi poolt kehtestatud alampalk on vajalik? Mina arvan, et ei ole vajalik ja miks ma seda arvan, on see, et vähemalt Eestis, et meil siin üldjuhul on niimoodi, et nõudlus tööjõu järele on suurem kui pakkumine on. Ja sellises olukorras on niimoodi, et jõuõlg on ikkagi töötajate käes ja kui see tööandja ei maksa piisavalt head palka, siis töötaja kõnnib minema, kõnnib teine töötaja minema, kõnnib kolmas töötaja minema ja see tööandja saab aru, et kui ta nagu palgas korrektuure ei tee, siis varsti ta ettevõte on töötajatest tühi. Ehk see miinimumpalk nagu ei anna mitte midagi juurde. Et pigem, kus miinimumpalk võib saada ohtlikuks, noh, sõltub, et mis taseme peale see miinimumpalk panna, et nagu ma ju olen ka siin nalja visanud, et kuidas me võiks siis Eesti probleemid ära lahendada, et kehtestame, et miinimumpalk on näiteks 5000 eurot kuus, eks ju. Noh, teoorias siis peaks olema ju kõigil nagu väga hea elada. Aga häda on selles, et siis tõenäoliselt väga paljud ettevõtted panevad uksed kinni ja ainult vähesed, kes siis suudavad seda 5000 maksta ja ülejäänud siis peavad kas Eestist väljaspool tööd otsima või riigikukile jääma. Et see miinimumpalk, ma arvan, see nagu, ta ei anna nagu suurt midagi juurde. Nii ja siis viimane küsimus, et kas riik peaks soodustama majanduskasvu ja uute töökohtade loomist isegi siis, kui sellega kaasneb mõningane kahju keskkonnale? Jah, selles osas, esiteks ma ütlen niimoodi, et jälle kui tulla majanduspoliitika juurde, siis majanduspoliitika klassikaliselt ütlebki sellist asja, et kuidas riik saab siis majandust mõjutada, et headel aegadel kogub reserve ja siis kui on rasked ajad, näiteks ütleme mingisugused majanduslangused või mis iganes, siis riik sekkubki majandusse, ma ei tea, teeb seal mingid suuri teehitusprojekte, ehitab sildu ja mis iganes, et anda inimestele töö. Nüüd, kui me tuleme selle sama keskkonna aspekti juurde, siis tuleb ju ära defineerida, et missugune see keskkonnakahju on. Et tõenäoliselt, kui me räägime keskkonnakahjust, siis inimestel kohe lööb silma, et mingist, ma ei tea, filmist või multifilmist nähtav mingi järv, kust sellist rohelist auru üles tõuseb ja kust, kui lind läbi lendab, siis pläraki sinna järve satub. Et nõukogude ajal ka sellist majandust eviti ja sellisele asjale ma olen kindlasti vastu. Aga nüüd näiteks, kui me räägime seda, et kas me avame kuskil mingisuguse kaevanduse ja kaevandame sealt mingid mineraale, millest on võimalik midagi toota ja teha selliseid asju, millega kaasneb ka ju keskkonnakahju, et seda me ei saa ju eitada või seal võivad olla ju mõjud mingile põhjaveele või mis iganes, siis ma ütlen, et jah, seda tuleb teha, sest tänapäevane tehnoloogia võimaldab neid kaevandusi teha ikkagi väga
selles mõttes piiratud keskkonnakahjudega ja ütleme, need kaevandused ja asjad, mis on tehtud, need on võimalik hiljem niimoodi rekultiveerida, sinna metsad peale istutada ja nii edasi, et tegelikult loodus taastub sellega. Et ega siis, kui me tuleme selle maakera juurde, maakera ei ole ideaalne paik, eks ju. Et minge vaadake, hea näide on Island, eks ju, lihtsalt üks mägi otsustab purskama hakata ja saadab laiali mitmete, ma ei tea, kümnete või isegi seal võib-olla 100 ruutkilomeetrite ulatuses laavad, mis on igasuguseid kemikaale täis ja mida iganes, eks ju. Mis nagu inimlikus mõistes ongi keskkonnakatastroof. Aga nüüd see laava seal tahkub ära ja mingi aja pärast hakkavad seal taimed peal kasvama ja mingi aja pärast lähevad turistid vaadus, kui lahe, näe, kui ilus loodus, vaata, mida loodus kõik on vormid, eks ju. Et mingi hetk oli katastroof, aga mingi hetk, kui see on nagu taastatud, siis on see väga ilus. Ja samamoodi kaevandustega, et kui sa selle ära rekultiveerid, paned sinna, istutad metsad peale ilusad, siis läheb ju elu jälle edasi. Väga hea, aitäh, meil on väga huvitav oli sinuga rääkida. Kindlasti peame Argo uuesti kutsuma siin, ühe saatega ei saa kõiki asju ära rääkida, et jaa, suur tänu, et tulid, selline oli meie saade, mis rääkis riigiabist ja järgmine saade on meil juba immigratsioonist järgmine nädal ja kui jumal annab, siis see toimub meil lausa Lähis-Idast otse ülekandena. Nii et aga järgmiste kohtumisteni ja aitäh, et meid kuulasite ja ärge siis unustage kuulata meid Apple podcastides, Spotify podcastides, vaadata meid YouTube'is, küll nüüd kahjuks eelmine saadet YouTube blokkis ära, peame seda teistest allikatest näitama, jälgige meid X-is. Ja kindlasti ka TikTokis. Ja hakake jälgijaks ja jagage meie saateid. Suur tänu! Aitäh! Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.